Selle jaoks, et aru saada, millest ma üldse räägin, panen ühe video käima, mis tutvustab seda teenust, et mis me siis teeme ja kuidas see asi käib. Kui IT-teenused peavad töötama mitme erineva büroo vahel ja töötajad vajavad juurdepääsu nutiseadmest või kodukontorist, tuleb tagada turvaline laivõrk. Harilikult võetakse selleks appi VPN-süsteem. VPN-i haldamine nõuab aga valvsaid IT-spetsialiste, kes reguleerivad ligipääsu ja tõrjuvad võimalikke rünnakuid igas võrgu sõlmpunktis. Kasutajad peavad samas leppima aeglasema rakenduste töö ja dokumentide käitlemisega. Telia kohtvõrkude lahendus läheneb samale probleemile targemalt. Avaliku internetiruumi kasutamise asemel suunatakse ettevõtte Telia võrgus pühendatud sõiduradadele, mille andmeside kiirused on alati tagatud. Tänu MPLS-tehnoloogiale liigub harukontorite vaheline infovahetus eelisjärjekorras ning täiesti eraldatult tavainternetist. Mobiilsed kasutajad ja telemaatika-seadmed saavad turvaliselt ühendatud privaatse APN-pilvega. Nõnda säilib ka väga suure koormuse puhul kiireim ligipääs ettevõtte rakendustele ja dokumentidele. Võrk on kaitstud keskse tulemüüriga ning harukontorid ja töökohad on avaliku interneti uudishimulike silmade jaoks nähtamatud. Suurusele ei ole piiranguid. Ka ühe kontori pilvelahendus töötab tõhusamalt ning laiendamine on lihtne ja kiire. Samuti saab tagada kiire ja turvalise otsetee välismaal asuvale Amazoni või Microsoft Azure pilvele. Targa andmeside sorteerimisega edastatakse tulemusliku töö jaoks olulised andmed esimesena ja vähem tähtis infovahetus teisena. Telia võtab vastutuse kogu laivõrgu toimimise eest üle terve Eesti. Enam ei pea suhtlema mitme erineva teenusepakkujaga, kelle rakenduste töö on sõltuv kolmandatest osapooltest. Ühe kuutasuga saad enda käsutusse äriklassi seadmed, kiireimad ühendused, kõrgeima standardi kaugtöö ligipääsu nutiseadmetele ja Eesti kogenuima IT-meeskonna. Liitu Telia kohtvõrkude lahendusega ja kasuta kõige uuemat tehnoloogiat, et äri töötaks targalt. Aga nüüd võtaks ette siis ühe konkreetse näite, et klient lahkelt oli nõus, et võin kasutada ta nime, ehk siis tegemist on Bauhofi poeketiga ja kliendiga siis sõlmiti leping, kus oli vaja tarnida 14 asukohta. Üks neist 14 siis asukohast on Telia majutus, kus kliendil on tulemüürid, serverid ja neid haldab kliendil partner ehk ei ole Telia. Ja lokatsioonid, kauplused neil siis üle terve Eesti. Praegune ehk siis tol hetkel olemasolevad ühendused olid võetud konkurendi käest ehk meie käest ühendusi võetud ei olnud. Et tuli siis täielik nagu migra. Ja esimese asjana oli tegemist siis avakoosolekuga, kus kõik partnerid said laua taga kokku, kaasa arvatud ka nende olemasolev praegune teenusepakkuja. Ehk ka tema oli seal laua taga, kus siis räägiti nagu läbi, et mis toimuma hakkab ja millised on üldised ootused kõigile osapooltele. Seal panime ka paika selle, et kuidas meil toimub omavaheline kommunikatsioon ehk kuidas infot liigutatakse, et kelle käest, kes on need kontaktisikud, kellega suheldakse, kuidas see infoliiklus toimub ja kuidas antakse üksteisele aru, mis seisus me oleme või kus mingisugused probleemid on tekkinud või tekkimas. Seal me tegelikult täpsustasime üle, läksime väga detailidesse ka, et minul oli vaja teada, et kuidas võrku konfitakse, et millised on need ootused, ehk kliendi vaade oli see, et olemasolev IP-plaan peab säilima ja me tõstame seda lihtsalt ringi.
ja seal minu jaoks kohe hästi oluline küsimus, et kui kliendil on IT-partner, et siis see, et see kõik õnnestuks, pean mina õnnestuma koos selle partneriga. Juhul, kui need teenused on võetud, ütleme, et serveri lahendused, tulemüüri lahendus on Telias, siis minu rollis on oluliselt kergem õnnestuda, sest need oleksid meie maja inimesed ja suhtlus nendega on oluliselt lihtsam. Aga antud juhul, kui partner, siis partner. Oli hästi tulemuslik, kõik said väga selgelt aru, mida me ootame, mida me tahame. Panime paika ka ajaplaani üldraamid, sest lepingus oli meil kirjas, kuna me ehitasime, lepingu raames ehitasime kliendile optikat, hakkasime ehitama, et siis optika ehitused on sellise väga erineva tähtajaga, ehk seal on kuni 6 kuud võidakse seda optikat ehitada, sõltuvalt asukohast. Et siis ajaplaani panime ka enam-vähem paika. Ja esimese asjana me siis tegelikult hakkasime kohe optikaid ehitama, et leping sai sõlmitud 7. detsembril eelmine aasta, mis tähendas seda, et kui me läheme optikat ehitama, siis ühe asjana on see, et tuleb peale talv ja optikat paigaldada ei saa, kui väljas on temperatuur -10. Ehk see on juba esimene pool, et oli tegelikult hästi kiire. Ehk kõik need töökäsud, asjad oli vaja välja anda hästi kiiresti, et töö hakkaks pihta. Optikat Teliale ehitavad partnerid. Ehk erinevates asukohtades me tegelikult kasutame ka erinevaid partnereid. Ja antud projekti puhul oli siis see, et Telia oli valmis omalt poolt optika ehitusi finantseerima. See käib konkreetselt alati projektipõhiselt ja tehakse kalkulatsioonid, et kas me saame seda pakkuda ja mis tingimustel me seda täpselt pakkuda saame. Optika ehitustel probleemne koht on alati see, et kui hästi seda optikat siis sinna kuskile vedada annab. Et ehituse käigus tihtipeale selgub see, et kuskil see kanal võib-olla on vigastatud, see optika ei lähe sealt läbi, tuleb teha taastetöid, mis jälle omakorda võib pikendada tähtaegu. Antud kliendi puhul ka tegelikult selgus, et ühes kohas oli see kanal niivõrd vigane, et see tuli täiesti uuesti ehitada. Et seal selle asukohaga meil tegelikult tarne pikenes või me tegime otsuse, et me ehitame ta välja alguses vasekaablil. Et see optika ehitus venis ja vaheotsus oli see, et nii kaua kui optikat ehitatakse, teeme vaselühenduse. Ja kui optikad hakkasid valmis saama, siis me panime, kuna kliendil töötas konkurendivõrk, siis kogu võrk tal töötas, mis tähendab seda, et me saime rahulikult ehitada, kliendi töö sellest häiritud ei olnud. Et kõik need tegevused said toimuda paralleelselt. Esimese asjana ma ehitasingi ühenduse kliendi peakontorisse, panime sinna külge eraldi IP vahemiku, millega me saaksime testida, kuidas ühendus toimib ja minu jaoks oli hästi oluline test see, et ma sain kontrollida ja vaadata, kui hästi sujub koostöö kliendi IT-partneriga. Ehk kui hästi tema omalt poolt saab teha vastavaid ruutinguid asju, et klient pääseb üle selle uue ühenduse oma võrgule ilusti ligi. Ehk migreerimise käigus on meil hästi oluline see, et kuna kogu võrku ühe hetkega migreerida ei saa, füüsiliselt lihtsalt ei jõua neid kõiki asukohti korraga ühel päeval, ühel kellaajal ehitada, siis tuleb järk-järgult üle minna ja tulemüüris tuleb teha ruutinguid ja kui hästi partner nende ruutingutega hakkama saab, on alati küsimus, mis kindlasti vajab kontrollimist. Aga paralleelsete ühenduste ehitustega oli suhteliselt lihtne selles vaates, et kliendile koha peal kauplustesse saime neid ehitada töö ajal, see tegelikult ei häirinud tema tööd. Sisuliselt oli meil vaja lihtsalt saada kliendi ruumidesse sisse, ehitada oma ühendused valmis, testida need ära
ja jättagi alguses need sinna seisma, ootama seda õiget ümberlülituse aega. Meil oli kliendi IP-plaan paika pandud, me konfisime ühendused juba valmis kliendi IP-võrguga ehk sisuliselt oli ühendus loodud niimoodi, et otsad külge ja kõik peaks töötama, kui tulemüüris routingud ära teha. Nüüd antud kliendil olid peaühendused olid siis üle optika, mida ehitati ja oli võetud lahendus, kus üle 4G tegime back-up'i. 4G backup ühendustega on nüüd see teema, et koha peal tegelikult selgub, kui hea levi seal antud asukohas täpselt on ja kuidas seal midagi nagu paika saab panna. Et juhul, kui levi on halb, me kasutame täiendavaid antenne, et tehnikud panevad neid siis